Mõte ilma mõtlemata oma ihade ja hirmude rahuldamine on puhas loomalik instinkt, kutsub üles teadvustama inimliku mõtlemise ja ratsionaalsuse tähtsust meie käitumises. See idee rõhutab, et erinevalt loomadest, kes tegutsevad instinktide ajal, on inimestel võime reflekteerida, kaaluda ja teha teadlikke valikuid, mis põhinevad eetikal ja pikaajalistel eesmärkidel või tagajärgedel. Esiteks, instinktid ja emotsioonid on loomulikud ja vajalikud ellujäämiseks. Ihad ja hirmud on fundamentaalsed reaktsioonid, mis aitavad meil vältida ohtusid ja otsida meeldivaid kogemusi. Näiteks näljatunne paneb meid otsima toitu ja hirm ohu ees sunnib meid end kaitsma. Kuid kui inimesed tegutsevad üksnes nende primitiivsete ajendite põhjal, ilma kaalutlemata tagajärgi, võivad tulemused olla kahjulikud nii neile endile kui ka ühiskonnale laiemalt. Näiteks kui lähed näljatunde ajal gepardit või lõvi jahtima, saab tõenäoliselt sinust endast kellegi lõunasöök. Teiseks, inimese evolutsiooniline areng on andnud meile võime mõelda ja kaalutleda, mis eristab meid teistest loomadest. Meil on võime arutleda, ennustada tulevikku ja teha otsuseid, mis ei pruugi pakkuda kohest rahuldust, kuid mis on kasulikud pikemas perspektiivis. Näiteks vastutustundlik finantsplaneerimine nõuab loobumist hetkeihade rahuldamisest, et tagada tuleviku stabiilsus. Samuti võib tervislik toitumine ja regulaarne liikumine nõuda enesedistsipliini ja mõtlemist pikemas perspektiivis, mitte kohese rahulduse otsimist ebatervislikest harjumustest. Kolmandaks, ühiskondlik elu ja moraalsed väärtused nõuavad sageli, et me ohverdaksime oma isiklikud ihad ja hirmud teiste hüvanguks. Sotsiaalsete olenditena peame arvestama ka teiste inimeste vajaduste ja õigustega. Näiteks kui kõik rahuldaksid oma ihad ja hirmud ilma teistega arvestamata, tekiks kaos ja ühiskondlikud struktuurid laguneksid. Seetõttu on oluline, et me kasutaksime oma mõtlemisvõimet ja empaatiat, et teha otsuseid, mis on kooskõlas ühiskondlike normide ja eetiliste põhimõtetega. Neljas aspekt on see, et reflekteerimine ja teadlik mõtlemine võimaldavad meil kasvada ja areneda. Kui me analüüsime oma ihade ja hirmude allikaid, saame paremini mõista ennast ja oma motivatsioone. See teadlikkus võimaldab meil teha teadlikumaid valikuid ja arendada oma iseloomu. Näiteks hirmudest teadlikuks saamine ja nende ületamine viib meid isikliku kasvu ja tugevama enesetundeni. Meie hirm muutub aja jooksul väiksemaks. Samuti võib oma ihade analüüsimine ja nende juhtimine aidata vältida sõltuvuslikku või hävitavat käitumist. Eneseanalüüs ja reflekteerimine on ka juba tekkinud sõltuvusest vabanemiseks vajalik vahend. Lõpuks, puhas loomalik instinkt viib inimese olukorrani, kus inimene tegutseb impulsiivselt ja hetkeemotsioonide ajal, ilma et ta arvestaks pikaajalisi tagajärgi. See võib põhjustada konflikte, terviseprobleeme, finantskriise ja muid negatiivseid tagajärgi. Inimeste võime mõelda ja kaalutleda võimaldab meil luua tasakaalustatud ja harmoonilist elu, kus meie otsused ei põhine ainult kohestel vajadustel, vaid arvestavad ka meie pikemaajalisi eesmärke ja väärtusi. Kokkuvõttes mõte, ilma mõtlemata oma ihade ja hirmude rahuldamine on puhas loomalik instinkt, tuletab meile meelde, et inimeste eristavaks omadusteks on võime mõelda, kaalutleda ja teha teadlikke otsuseid. See võime võimaldab meil elada kooskõlas oma pikaajaliste eesmärkide ja moraalsete põhimõtetega, pakkudes meile võimalust kasvada ja areneda viisil, mis on kasulik nii meile endale kui ka ühiskonnale tervikuna. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!